Siseminister ja Päästeamet tegid täna kokkuvõtte möödunud aastast, mis läheb ajalugu väiksema hukkunute arvuga üleüldse, kuid tõsi, loorberitele puhkama jääda ei saa ja alanud aasta märksõnadeks ongi elanikkonna kaitse ja kriisideks valmisolek. See selgitustöö, ettevalmistused ikkagi kannavad vilja sellele, et neid sellised hukkunutega õnnetusi on ikkagi meil järjest vähem. Alanud aasta on alanudki selliste põlengutega, millest me pidevalt kuuleme. Ka viimati siin Koplis näiteks, kus räägiti, et kui Kopli komando oleks sulgemata ehk siis alles, oleks jõutud sinna minutitega. Kas selline väiksemate päästekomandode sulgemine on ennast tänaseks päevaks õigustanud? Kindlasti ma saan seda öelda, et me ei saa minna nagu päästevõrgustiku optimeerimise teed enam. Et me oleme ikkagi nagu väga palju koomale tõmmanud, mitte ainult päästes, politseis, siseturvalisuses üldiselt. Kõik varasemad palgatõusud suures osas tulidki selle optimeerimise arvelt. Ma ütlen, et siin on meil praegu piir käes. Ühelt poolt me peame vaatama, et meil oleks inimesi. Et meie sel aastal toimunud palgatõus ei vii päästjate palka kaugeltki veel selle tasemeni, kus me saame päästjaid valida, kus me saame olla väga atraktiivne tööandja. Et palgatõus on vajalik selleks, et meil oleks selline meeskond, kellega koos me saame Eesti inimesi päästa. Aga elanikkonna kaitse on üks olulisemaid teemasid, millega me edasi peame 26. aastal väga kiiresti liikuma. Sellest aastast jõustuvad ka varjumise nõuded. Me peame väga paljudele inimestele hakkama õpetama, kuidas varjuda ja meil on ka toetusvoorud olemas. Me toetame väga paljude korteriühistute varjumiskohaks kohandamist. Nii et tulevad täiesti uued sammud, aga need on jätkuvalt veel liiga tagasihoidlikud. Võrreldes sellega, mida meil on vaja teha ja võrreldes sellega, mida me oleme võimelised tegema, kui meil on selleks eelarvelised võimalused olemas. Me oleme siin näiteks sel aastal eraldanud korteriühistutele 2 miljonit eurot selleks, et nad oma varjumiskohti saaksid kohandada, eks ole, need ei ole uued hooned. Me anname lisaks 1,6 miljonit ehk peaaegu sama palju raha MTÜ-dele, vabaühendustele, selleks, et nad oma kriisiplaanid välja mõtleksid kogukondades, mõtleksid ka, kuidas kriisivalmidust paremini tõsta. Me seal väga rangeid piire ei pane, mida täpselt peab tegema, aga ütleme sellisest kriisikeskused, kerksuskeskused, võib-olla varjumiskohad neile korteriühistutele, mis sellesse teise meetmesse ei pääse, sest nad ei ole piisavalt suured. Et kõik sellised asjad me üritame nagu inimesi aktiveerida. Aga loomulikult ei aetud siin ainult täna sellist tähtsat juttu, vaid päästjad tulid välja nii natukene vanemate kui ka päris uute päästeautodega. Ja just see uus päästetehnika ongi see võtmesõna, et päästjad jõuaksid kiiresti ja ohutult kõikide abivajajateni. Siin on päris mitmeid innovatsioonilisi lahendusi, mis on meie eelmise põlvkonna autol ei olnud. Et kui me räägime kobraseadmest, paljud tööriistad on läinud akude peale, mis tegelikult tähendab ka seda, et me saame paljusid päästeoperatsioone märkimisväärselt kiiremini alustada, ehk siis abi kannatanule jõuab kiiremini ja muidugi aeg igas suunas on seda autot paremaks muutnud, on päästjate salongi osa mugavamaks läinud, varustus uuem ja kobraseade. Mis see kobraseade täpselt teeb? Et me küll nägime, aga seda hoomata oli päris raske. No seda võib-olla niimoodi kõrvaltvaatajale ongi hoomatav raske, aga tegelikult seade, millega on siis külmlõik seadmega tegemist, millega on siis võimalik läbi seinte ja uste lasta see veejuga sisse. Kokkuvõtvalt saab öelda, et 2025. aasta hoidis inimesi, kuid eelkõige hoidis ta ikka neid, kes iseendast hoolida oskasid. Tulekahjudes hukkus 32 ja veeõnnetustes jättis elu 28 inimest. Tulekahjusid oli 2272, päästesündmusi kokku 10 901.